tulemast vaatama Tammeka TV-d. Tänased jutud on kantud Tammeka esindusmeeskonna viimasest augustikuisest kodumängust, kui vastasteks on meeskond teisel pool Võrtsjärve naabermaakonnast ehk siis tikupealinnast Viljandist. Ja meil on rääkida Tartu Tammeka peatreeneri Marko Kristaliga. Tervist sulle! Tere! Marko, kuidas on kulgenud senised kohtumised tulevikuga? Sel hooajal olete 2 korda vastakuti olnud, korra kodus, korra võõrsil. Millised mälestused on jäänud? Mälestused on niisugused kahetised, et esimene mäng läksime kiirelt juhtima ja lepime Riigikogus siin Andrusele staadionil ja teine mäng oli nagu väga rabe ja me jälle järjekordselt taha. Mäng oli esimene poolaeg väga halb ja teine poolaeg suutsid meeskonnas kokku võtta ja võita 2. Nii et selles suhtes ei ole mängud Viljandiga kulgenud kuidagi nagu meile soosivad. Okei, et kaodatud me neile ei ole, aga mängud on olnud äärmiselt rasked ja Üks asi, mis on kindel, on ilmselt see, et nüüd laupäeval kodus Tammel Viljandiga mängides on ilm parem kui eelmised korrad. Et kui protokolli uskuda, siis esimene Viljandiga kohtumine kulges kerges lumesajus ja rõõmsas plusskraadis ja teine kohtumine pluss 28 kraadi ja lämbi ilmaga. Et ilmselt üks asi, mis soosib väga head jalgpalli, on see, et tuleb mõistlik ilm. Jah, et loodame, et tuleb, et ilma ei tea kunagi. Aga jah, et loodame, et need ekstreemsed olud meile lihtsalt ei sobinud, et kui ilm on nagu normaalne, et siis saame oma mängu käima ja tuleb see asi natukene lihtsamalt. Millistena näed Tammeka tugevusi ja mis on Viljandi nõrkused? Puhas statistika ütleb, et Viljandi ei löö väga väravaid, aga Tammekale seest väga hästi lüüakse väravaid. Jah, et meie erinevus nagu selle Viljandiga ongi see aasta see, et meile lüüakse nagu jube palju lihtsaid väravaid ja Viljandi on nagu meie eelmine aasta, et on suutnud oma värava nagu puhtaks hoida, et see nagu paistab kõige rohkem nagu silma. See, et Viljandi pole väravaid löönud, et see on, ega meiegi neid väravaid eriti palju, meil on siin põhimõtteliselt ühe mehe najal on see väravate löömine see aasta kulgenud, et loodame, et see asi nagu läheb laupäeval vastupidi, et me hakkame väravaid lööma ja Viljandi hakkab väravaid laskma. Kuidas on hetkel meeskonnas lood vormi ja vigastustega? Kes on kindlad taudis, on sellised kahe vahepeal mehi ka? Vigastustega on meil praegune periood nagu väga halb. Meil on circa 5 mängijat niisugused, kes ei saa vigastuse pärast nagu osaleda selles mängid. On mängijad, kellel on juba rõõmsamad noodid, hakkavad trenni vaikselt kaasa tegema, aga laupäevaks mängus kindlasti veel valmis ei ole. Rõõmsatest nootidest rääkides, suvine üleminekuperiood on toonud ka väikeseid muutusi. Tuublist olete ülendanud põhimeeskonda Janno Saksa ja 16-aastase Martin Jõgi ja teisest Tartu satsist SK10-st on Georgi Ivanov. Iseloomusta neid mehi, mis positsioonidel mängivad, mis tugevused? Janno Saks oli tegelikult eelmine silm juba eelmine aasta. See suvi võtsin ta siia, nagu mina näen teda rohkem nagu äärepoolikuna mängida. Ta on tubli, tal on korralik tehnika, mängust arusaamine ja ütleme füüsilise poole peal jätab natuke soovida, aga see harjumine teisest liigast tulla meestliigasse võtab natuke aega. Ma isiklikult arvan, et Martin Jõgi on üks andekamaid mängijad, kes praegu siin Tartus ringi liigub. Temal on samuti muidugi mehistada vaja 16-aastane, aga juba on mänginud Riigikogus ja teinud seda väga tublisti. Ja Georgi Ivanov on mulle ka ammusest ajast tuttav juba siis, kui ta noorteklassis mängis. Tahtsime lihtsalt enda tugevust nagu tõsta ja kui ta nüüd jalad alla saab ja ennast vorme jääb, et loodetavasti tema ongi see müts. Viimaks Marko, homne mäng, kodumäng Viljandiga langeb samale päevale ka ajalooliste vabariiklikult tähtsa pühaga ehk siis 20 aastat Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest. Nüüd kui homne mäng peetud, olgu siis tulemus milline on, millised on sinu plaanid, kuidas tähistad sa Eesti Vabariik 20, kus on selline kerge isamaaline grill plaanis või võtad midagi muud mõnusat ette? Ma arvan, et mul saab ees reis Tallinnasse pere juurde, siis pärast mängu vaatame, kas seal on midagi tähistada või ei ole. Selge pilt, jõudu ja jaksu sulle!